Iisrael tappis ühe löögiga 50 Iraani juhti, kes peitusid punkris kompleksi all, kus Hamenei suri. Nende mõtlemine oli lihtne. Nad uskusid, et keegi ei oota neid tagasi sinna, kus sõda algas. Kahjuks eksisid nad ja maksid selle vea eest ränka hinda. 50 ametnikku hukkus 50 sekundiga. Siin on Iisraeli õhujõudude avaldatud löögikaader. Oluline on märkida, et operatsiooni alguses lõid iisraelased ainult kompleksi ülemist osa, sest Hamenei ei uskunud, et sõda on tulemas, nii et ta ei läinud oma punkrisse. Hamenei suri enne, kui jõudis punkrit kasutada, mistõttu juhid arvasid, et punker on turvaline. Täna hommikul viskasid 50 Iisraeli hävitajat sellele alale umbes 100 pommi ja punker hävitati. Selles loos on enamat kui ainult punker. Iisrael teadis tegelikult kõike sellest plaanist ja nad teadsid kõike, mis punkri sees toimus. Vaadake seda 3D kujutist, mille Iisraeli väed pärast rünnakut avaldasid. Maa-alune punker oli tegelikult suurem kui selle kohal olev kompleks. See hõlmas mitut tänavat Teherani kesklinnas. Seal oli mitu sissepääsu ja koosolekuruumi kõrgetele ametnikele. Iisrael teadis seda kõike. Nad teadsid, kui sügav see oli. Nad teadsid, kui lai see oli. Ja nad teadsid iga ruumi asukohta seespool. Kui see klippi tähelepanelikult vaatad, näed, et Iisrael teadis isegi Iraani punkri seintel olnud plakatitest. See on hirmutav luureinfo. Veelgi hullem, see muster on saatnud kogu sõda. Iraani juhid ei julge digitaalselt suhelda, sest nad teavad, et Iisraeli häkkerid on igal pool. Seetõttu kohtuvad nad jätkuvalt silmast silma. Iga kord, kui nad kohtuvad, ründab Iisrael kohe. Türgi välisminister sõnastas selle hästi. Iraan räägib valjult, kuid puudub võimekus seda toetada. Nende saladused on avalikud, mida Iisrael kasutab. Asi läheb halvemaks. Täna hommikul näitasid Iisraeli väed, kuidas nad Iraani luuret algse rünnaku ajal minapidi vedasid. Selle rünnaku ajal, mis tappis Hamenei. Iisraeli luure teab mitte vaid Iraani juhtkonna tegevust, vaid ka Iraani luure toimimist. Nad teavad, mida Iraani luure Iisraelis jälgib ja kasutavad seda infot, et Iraani luuret petta ja neile vale turvatunnet luua. Siin on rohkem üksikasju. Fox News saab uusi eksklusiivseid andmeid öiste rünnakute ja selle punkri kohta. Iisraeli kõrge ametnik ütles Fox Newsile, et operatsiooni eepiline raev ajal, mil Ayatollah Hamenei tapeti, oli ta maa peal ega läinud punkrisse. Ja just sellepärast suutsid iisraelased ta tappa, osaliselt seetõttu, et ta ei arvanud, et teda hakatakse sihtima. Üks kõrge Iisraeli ametnik ütles mulle, et korraldati petukampaania, et iraanlased arvaksid, et rünnakut ei tule. Kuigi lennukid olid õhus, ei mõelnud Ayatollah sisering teda maa alla viia. Petukampaaniat koordineeriti kõrgel tasemel ameeriklaste ja iisraellaste vahel, nii mulle öeldi. Ametnikus sõnul läksid Iisraeli kõrgeimad komandörid, kes tavaliselt oleksid kirjas Iisraeli Pentagonis, sabati õhtusöögile koju perega. President Trump tegi 24 tunni jooksul enne operatsiooni mitu postitust ja avaldust, et eksitada Iraani juhtkonda. Ametnik ütles, et tulemus oli täpselt plaanijate soovitud. Hamenei jäi maa peale ja operatsiooni eepiline raev avapauk tabas teda seal. Vale turvatunne pani Iraani uskuma, et sõda ei tule. Ja just sellepärast oli Hamenei maa peal, kui pommid tabasid. Loodan, et suudan mõtte selgelt edasi anda. Asi pole selles, et iraanlased ei teadnud rünnakust. Iraanlased olid kindlad, et rünnakut ei tule, sest nad arvasid, et jälgivad kõiki Iisraeli ohvitsere ja kui need pole oma Pentagonis, siis suurt operatsiooni ei toimu. Sellistel vigadel on pikaajalised tagajärjed ja ühte neist tagajärgedest näeme praegu toimumas. Iraani režiimil on keeruline täita praegu vaba kõrgeima juhi kohta. Ka hele vaimulikule on seda ametikohta juba pakutud, kuid mõlemad keeldusid, sest nad teavad, mis järgneb. Kõik Iraanis teavad, mis järgneb.
Kui saad kõrgeimaks juhiks, muutud sihtmärgiks number 1. Iisraelil on Iraanis tugevaim luure. Nad võivad selle luure muuta surmaotsuseks igaühele, kes soovib seda ametikohta. Tegelikult just täna hommikul peale punkri rünnaku teame me ka, et Iisrael viis läbi 3 erinevat rünnakut, sihitud atentaati 3 erinevale Iraani ametnikule, kes olid oma kodudes. Enne kui me selle kõige detailidesse laskume, palun vajutage allpool tellimis- ja meeldimisnuppu, sest alati kui me räägime rünnakutest ja atentaadist, saab YouTube'i reklaami algoritm justkui südamerabanduse ja piirab meie videoid. Teie toetus aitab meil algoritmi vastu võidelda ja rohkemate inimesteni jõuda. Vaatame nüüd, mis juhtus. Kõigepealt oli meil Askar Mir Hijazi. Ta oli Hamenei luure- ja julgeolekunõunik. Ta oli üks mõjukamaid tegelasi Iraanis. USA valitsuse sõnul oli ta kõigi oluliste sündmuste aju. Alates tänasest hommikust see aju enam ei tööta. Hossein Taib, endine revolutsioonikaardi luurejuht, sai täna hommikul rünnaku ohvriks oma kodus. Nüüd ütleb Iisraeli meedia, et ta oli majas ja teda enam pole, kuid Iraani meedia väidab, et ta polnud kodus ja see tähendab, et ta on elus. Oluline on märkida, et sama Iraani meedia väitis, et Hamenei polnud oma residentsis ning me teame, kuidas see lõppes. Tasub seda meeles pidada. Muidugi pole meil kogu infot, aga ma jagan kõike, mis mul on. Ja siis on meil see mees, kes andis käsu rünnata president Trumpi 2024 aasta valimiste ajal. Sõjaminister Pete Hegseth jagab üksikasju juhtunu kohta. Kuulake. Eile tabati ja tapeti üksuse juht, kes üritas president Trumpi mõrvata. Iraan püüdis president Trumpi tappa, kui Trump jäi võitjaks. Ma olin jahitav ja nüüd olen ma jahimees. Pressikonverentsil selgitas keskväe juhatuse ülem admiral Brad Cooper, mis saab edasi ehk sõja teise faasi. Esimesena prooviti hävitada Iraani õhutõrje ja ballistilised raketid. Järgmine samm on minna tootjate kallale. See tähendab tehased, mis toodavad neid ballistilisi rakette. Ja mitte ainult need tehased, vaid kogu tööstusbaas. See tähendab, et ka tehas, mis toodab väikest osa ballistilise raketi jaoks, tuleb hävitada. Isegi tehas, mis toodab väikest seadet ballistilisse raketi, peab kaduma. Kogu tööstusbaas peab kaduma. Siin on avaldus. President andis meile veel ühe ülesande. Maatasa teha või hävitada Iraani ballistiliste rakettide tööstusbaas. Me mitte ainult ei hävita nende olemasolevat, vaid takistame neil ka uuesti taastuda. Järgmises faasis lammutame süsteemselt Iraani raketitootmise võimekuse tulevikuks ning see juba käib. See võtab aega, kuid meie väed on hästi varustatud ja valmis selle raketioperatsiooni otsustavalt läbi viima. Meie liitlasväed on viimastel päevadel järeleandmatul hävitanud Iraani õhutõrjesüsteeme ja otsivad jätkuvalt uusi, mida hävitada. Meie õhutõrjeüksused tegutsevad parimal tasemel. Olen väga uhke, et seisame koos piirkonna partneritega, pakkudes Lähis-Ida ajaloo kõige integreeritumat õhutõrjevõrku. Me võitleme võidu nimel. Siis andis Admiral Cooper meile ka ülevaate toimunust. Mida on USA sõjavägi saavutanud sõja esimese 4 päeva jooksul, eriti viimase 24 tunni jooksul enne eilset pressikonverentsi? Kuulake nüüd. Kui ma vaatan tagasi viimase 24 tunni operatsioonile võrreldes selle algusega, siis ballistiliste raketirünnakute arv on alates esimesest päevast vähenenud 90%. Droonirünnakute arv on vähenenud 83%. Oleme siiski valvsad. Meie rünnakud Iraani mereväe vastu on intensiivistunud. Võite olla kuulnud, kuidas president ütles hiljuti, et oleme uputanud või hävitanud 24 laeva. See oli tol hetkel tõsi. Nüüd on see arv juba üle 30 laeva. Ja vaid viimaste tundide jooksul tabasime Iraani droonilaeva, mis on umbes teise maailmasõja aegse lennukikandja suur. Ja praegu, kui me räägime, on see leekides. Lisaks sellele avaldas keskväe juhatus uue videomaterjali, mis näitab, kuidas Ameerika väed hävitavad Iraani droonilaeva. Soovin parandada eelnevat teadet. Varem väitsin ekslikult, et USA merevägi uputas selle laeva.
USA merevägi ründas seda laeva varem, kuid tookord see ainult kahjustus ega uppunud. Nüüd on meil videotõend, et see on uputatud ja kinnitatud. Lisan taustateavet selle aluse kohta. See oli Iraani kaubalaev, millest tehti mobiilne drooniplatvorm, millega nad sageli uhkustasid. Nüüd on see vaid 1/30 Iraani laevast ookeani põhjas. Minister Hegseth teatas kohe, et intensiivsus kasvab veelgi ja põhjus on üsna lihtne. USA ja Iisrael on üsna lähedal sellele, et saavutada Iraani õhuruumis sisuliselt täielik õhuülekaal. USA suurendab taktikalise lennuväe kohalolekut, et toetada plaani järgmist etappi. Rünnata võimalikult palju raketiheitjaid ja raketitehaseid. Tõenäoliselt kasutatakse selleks taktikalist lennuväge, eriti hävitajaid nagu F-35 ja F-16, mis suudavad Iraani siseneda. Hävitada raketiheitja kohe avastamisel. Ta saatis ka sõnumi Iraani juhtkonnale. Oleme näinud Iraani ametnikke nii riiklikus televisioonis kui ka USA uudistes, väites, et suudavad selles sõjas USA-st kauem vastu pidada. Kui see on kurnamissõda, suudab Iraan oma inimkaotused USA ja Iisraeli vastu asendada. Ja lisaks sellele on Iraanil raketid ning võimekus toota veelgi rohkem rakette, mida nad tulistavad järjest rohkem. Neil on rohkem poliitilist tahet sõda jätkata kui USA-l, väidab Iraan. Nüüd vastab sellele minister Hegseth. Kuulake. Enne sõna admiraalile andmist mõned mõtted. Iraan loodab, et me ei suuda seda jätkata, mis on Iraani IRGC jaoks väga halb valearvestus. Nagu näete, pole siin Ameerika tahtejõust puudu. Mäletame ja austame oma langenud kangelasi, keda Doveris peagi vastu võtame, kes andsid selle missiooni nimel kõik. Aga mäletame neid, pühendudes sellele missioonile veelgi tulisemalt. Meie pühendumus oma missiooni eesmärkidele ainult kasvab, kui meie eelised jätkuvalt suurenevad. Meil pole laskemoonast puudust. Meie kaitse- ja ründerelvade varud võimaldavad meil seda kampaaniat jätkata nii kaua kui vaja. Jällegi, meie laskemoona seis ainult paraneb, kui meie eelis kasvab. Meie võimekus. Me oleme alles hakanud võitlema ja seda otsustavalt. Nüüd on võimalus kuulda Admiral Cooperi arvamust. Kui arvad, et oled midagi näinud, oota veel. Võitlusvõime hulk, mis veel liigub, mis veel tuleb ja mida me suudame Iraani vastu rakendada, on kordades suurem kui praegu, kui liidame kokku meie ja Iisraeli kaitsejõudude võimed. Meil pole volitustest puudust. See avaldus oli tõenäoliselt sissejuhatus president Trumpi järgmisele ütlusele. Ta kutsus Iraani diplomaate kogu maailmas ametist loobuma, varjupaika taotlema ja USA-ga koostööd tegema režiimi või juhtkonna muutuse survestamiseks. See pole nii realistlik, kui tundub. Jaanuari protestide ajal põgenesid 2 Iraani diplomaati Euroopa saatkonnas Šveitsi. Nad taotlesid varjupaika, mitte ei naasnud Iraani, kuna uskusid, et režiim ei püsi. See tähendab, et praegu võib režiimi heaks töötada diplomaate, kes mõtlevad samamoodi, eriti kuna USA on operatsiooni alustanud. Sellepärast president Trump edastabki selle sõnumi. Hämmastav. Ja ma kutsun taas kõiki Iraani revolutsioonikaardi liikmeid, sõjavägi ja politseid üles relvi maha panema, neid ootab vaid surm. Nüüd on aeg Iraani rahva ees seista ja riik tagasi võtta. Teil on võimalus riik tagasi saada. Võtke vastu puutumatus. Me anname selle teile. Me asetame teid ajaloo õigele poolele, sest just see ongi. Nii et te olete täielikult kaitstud ja puutumatud või seisate silmitsi kindla surmaga. Ma ei taha seda näha ja nemad samuti mitte. Kutsume Iraani diplomaate kogu maailmas üles taotlema varjupaika ja aitama luua uut ja paremat Iraani. Sellel riigil on suur potentsiaal. See on Iraani jaoks palju parem tulevik. See algab nüüd. Ma arvan, et sellest saab suurepärane tulevik. Ameerika Ühendriigid tagavad, et ükskõik kes riiki juhib, Iraan ei ohusta Ameerikat, selle naabreid, Iisraeli ega kedagi teist. Neil olid raketid suunatud riikide nagu Katar, Saudi Araabia ja Araabia Ühendemiraadid poole, kes polnud eriti seotud.
Rakette oli sihitud mitmele riigile. Need olid sinna suunatud juba enne algust ja kogu Lähis-Ida piirkonda. Ja siis tulime meie. Me rikkusime nende peo ära. See viib meid selle sõja või pigem operatsiooni peamise põhjuseni. 30 aasta jooksul on 5 USA presidenti mõlemast parteist hoidnud punast joont. Iraan ei tohi saada tuumarelvi. Nüüd ma tean, mida mõned inimesed, eriti Iraani pooldajalt ütlevad. Iraan väidab avalikult, et nad ei taotle tuumarelvi, aga vaadake nende tegusid. Nad on rikastanud uraani 60%-ni, milleks tsiviilotstarbel põhjust pole. Ka ilma rikastamisvõimekuseta riikidel on tuumaelektrijaamad, kuna nad ostavad rikastatud uraani. Ainus põhjus, miks Iraanil on 60% uraani, on see, et nad tahavad tuumarelvi. Nii et kuigi nad ütlevad üht, räägivad nende teod hoopis teist keelt. Kuulutan ametlikult, et katkestan kogu kaubanduse ja investeeringud Iraaniga. Teiseks eesmärgiks on takistada režiimidel, kes toetavad terrorismi, ähvardada Ameerikat või liitlasi massihävitusrelvadega. Iraan taotleb agressiivselt relvi ja levitab terrorit, samas kui valimata vähesed suruvad maha Iraani rahva. Lootust vabadusele. Ma usun kindlalt, et meie riikliku julgeoleku huvid sõltuvad nüüd sellest, et takistada Iraanil tuumarelva hankimist. Mida ma võiksin teile öelda, on see, et minu ametiajal ei saa Iraan kunagi tuumarelva, nagu nad ütlevad. See terroristlik režiim ei tohi kunagi saada tuumarelva. Nad ei tohi kunagi saada tuumarelva. Ja siis on siin Steve Witkow, kes oli osa läbirääkimiste meeskonnast, mis rääkis Iraani delegatsiooniga enne sõda. Ja ta mainib, et läbirääkimiste alguses tegi Iraan täiesti selgeks, et neil on võimekus tuumarelvi valmistada ja nad on selle nimel kogu aeg töötanud. Nad tahavad läbirääkimisi, väites, et neil on juba tuumarelvad. Kuulake. 20% materjali, Sean, saab viia 90%-ni. See on relvaklass ja kvaliteet umbes nädalaga, maksimaalselt 10 päevaga. 20% saab viia relva kvaliteedini 3–4 nädalaga. Ja las ma ütlen seda, sest ma unustasin selle väikese detaili. Sellel esimesel kohtumisel ütlesid mõlemad Iraani läbirääkijad meile otse, ilma igasuguse häbita, et neil on kontrolli all 460 kilogrammi 60% rikastatud uraani. Nad teadsid, et sellest saab teha 11 tuumapommi ning see oli nende läbirääkimiste algus. Nad olid selle üle uhked. Nad olid uhked selle üle, et olid suutnud vältida igasuguseid järelevalveprotokolle, et jõuda olukorda, kus nad suudaksid toota 11 tuumapommi. Seetõttu ei tohi Iraanil olla rikastamisvõimekust, sest nad on korduvalt kogu maailmale valetanud. Nad ajavad tuumarelvi taga, kuid väidavad, et ei kavatse neid ehitada.